No igal ühel on oma 90ndate mälestus. Tuleb sul ka midagi meelde või millised meenutused sul on? Ühed ütlevad hullumeelne, ohtlik ja nii edasi. Oli sul ka midagi sellist? No minu kui väljendus oleks selle kohta, et oli selline katkematu tuumaplahvatus lihtsalt. Oli see kogu aeg, et keegi ju eriti ei maganud. Kõik tehti tööd ja öösel siis pidutseti ja see läks jälle uueks tööpäevaks jälle nagu edasi. Ja no, seal võis vahel olla ka selliseid päevi, kus tõesti juhtus vähem. Aga ta oligi see aeg, kus inimesed olid oma riiki armunud ja oma töösse ja kõik see võimaluste avardamine. Ja see oli teise märgiline aeg, et praegu on kõik kenasti episoodid on sul lepingutega kenasti hõlmatud, kõik on selline maksu maksmine käib täiel rindel, see on ainult positiivne ja ka selliseid võimalusi, et sul keegi tuleb nüüd tänasel päeval lõhnadega tööle, need ajad jäid ikka väga kaugesse aega. Toona oli see muidugi, ma ei idealiseeri, aga lihtsalt räägin seda, kui erinev see tegelikult kõik oli. Ja väga palju tehti sellist tööd, mille eest isegi ei oodatud, et sa palka saad, et lihtsalt tehti seda sellepärast, et meeldis teha lihtsalt. Meeldis see seltskond, meeldis teha. Ka praegu tehakse väga paljudes kollektiivides, ma kujutan, et samamoodi samal põhimõttel, need jäävad ikkagi rohkem sellise kunsti valdkonda või sotsiaaltöö poole peale. Aga üldises plaanis inimene nüüd enam nii väga ei ole nõus ei oleks sellises võtmes enam tegutsema. Aga lõbusam oli tol ajal ilmselt küll? No lõbusam oli kindlasti ja lihtsalt sellepärast, et siis olid hästi noored inimesed ka sul ümber ning kogu aeg noortel inimesed ongi kogu aeg ju lõbus ja rõõmus olla. Aga ikkagi on see, et kuigi see aeg oli ju väga tore, siis on hea meil ka selle üle, et ta sai läbi ja et nüüd on niimoodi nagu nüüd on. Et on lihtsalt väga hea meel, et see aeg oli, aga et hea meel ka selle üle, et ta enam ei ole selline, sest ta lihtsalt oli nii intensiivne, et ükski inimene ei peaks seda lihtsalt vastu. Et ainult väga noore inimese karastunud tervis peab sellele kõigele nagu vastu. Kas sul oli mingisuguseid karme kogemusi ka? Ma ei kujuta ette, siis liikluses said inimesed ikka väga tihedalt surma, õnnetusi ja kõike seda? No see oli ju see aeg, kui liikluses sai surma ju miinimum üks inimene päevas, tavaliselt ka rohkem. Et hukkunute arv liikluses oli ju 360 peale. No see oli ikka ühel aastal oli vist 91, oli vist äkki isegi lausa 490 inimest. Ja kui me vaatame veel sellist toonast liikluspilti, mis oli ikkagi väga õre võrreldes tänase päevaga, siis meil on ju need asjad on igapäevased, igal pool on padjad. Mina olen Kaine. Kaine, mina ka. Ja teised ülejäänud mulle tundub ka velisel vaatlusel. Aga siis oli ikkagi, kui juhtus, siis oli ka nagu ka lõplikult niimoodi, sest turvavööde kasutamine ju oli ka nullis ja kõik sealt on ennast nüüd üles ju ehitatud selle tulemuseni, kus me ikkagi ei saa õnnest veel ju rahul olla, sellepärast see number on palju väiksem, aga ikkagi suur. Aga sul endal ei ole sellega midagi, ma ei kujuta ette, et kui nüüd ma siin torgin mõni sõbramees või keegi ei saanud õnnetul kombel hukka. Neid inimesi ikkagi oli ja sinna teele jäi mitte 2 ega 4 ega 10, vaid ikkagi see aeg lust nõudis alati, kippus olema niimoodi, et see pill ikkagi pika ilu peale tuli. Ja päris sageli, et ei alastatud niimoodi, päris kõike andeks ei antudki. No näed, siin on tore sillake, kaarsild, mida võiksime isegi võib-olla mingi hetke pärast vaadata, aga ei pruugi ka, et kõik inimesed tartlased ju teavad kaarsilda. Meil oli alati komme see, et üks vahe oli täiesti
kindel harjumus oli see, et ikkagi üle kaare tuleb minna, kui see vähegi võimalik on. No võt, see näitab ka, kuidas ajad on muutunud. Praegu on see pöörane, praegu tehakse uudiseid sellest, et inimesed käisid üle kaare, aga siis oli see, põhimõtteliselt oligi standard, ma saan aru. No ütleme niimoodi, standard oli see siiski siis, kui vanus algas veel ühega. Niimoodi, et siis, kui ta juba kahega hakkas, minu meelest siis enam mitte. Viimane kord oli see ikkagi umbes mul endal ka 16-aastasena vast. Oli see, aga siis vahemik ikkagi 12-16-ndani oli see ikkagi peamine silla ületamise nagu viis. No päris keset laia päeva siis seda ikkagi ette ei võtnud. Sest kuigi seda sai päris tihti teha, siis mina päris sirge seljaga, ma ikkagi kippusin kükkis nagu üleval liikuma või kükki poole kummargil. Et päris sirge seljaga ma ikkagi julgesin ainult pimedas käia sellepärast, et siis õnneks on seal niimoodi hea, et sa seal üleval kõndides ei näe, kui sa kiikad ka alla, sa ei näe seda kõndimise osa üldse, näed ainult jõge. Ta on ikkagi üsna laiselt üleval. On küll, jah. Selline, siin siis oli Humal ja siin selle platsi peal, see on toona oli 21. juuni tänav, et ikkagi inimestel meeles ära ei läheks punaväelast jõle kuupäev, et siis on seal oli väga, seal kus praegu enam maja ei ole, seal oli siis koht, kus sai uut muusikat lindistada raha eest. Viisid oma selle paksud trükitud kladed olid, mis said sealt valida, vaatasid välismaa ansamblite nimedega, ega kuulata ju ei saanud. Siis vaatasid neid ja siis näitasid lihtsalt, et see number ja siis lindistasid kasseti ära, viisid koju ja siis said teada, mis see on. Ja see oli 90-ndate teema juba? Ei, see oli 80-ndate, see oli ikkagi 87 ja 86 ja me sõbraga käisime ikka lindistamas. Iga kord oli häda, me küsisime ka, et kas teil ikka sellist hevit ja punki ka on niimoodi. Aga ma arvan, et need mehed ei teadnud ise ka, et jaa, on küll, näed need. Kirjutan need numbrid, see jälle mingi paganet disko. Aga raha oli ära makstud jälle. Ega odav lõbu vist ei olnud? Ma ei mäleta, see ikkagi maksis. See oli siis, kui need kooperatiivid hakkasid tulema, siis me ikka käisime lindistamas. Sest ühe korra oli õnnestunud meil saada täiesti Sex Pistols esimene nagu korralik asi seal peale ja siis me mõtlesime, et äkki neid on rohkem selles valimikus, seal ei, siis mingi 6-7 korda käisime seal, ikka tuli mingi tümakas. Ühe korra isegi Modern Talking. Jube lugu. Ikkagi välismaa värk, jah. Kuumad 90. tõepoolest alates 94. aastast 13. oktoobrist alates, kui läksid siis eetrisse esimesed libauudised. Pisut varem aastake oli siis alustanud Q-raadio, väga selline revolutsiooniline uuenduslik raadio, kus siis oli ainult lääne sagedus ja ei olnud suure osa tartlasi ei saanud seda kuulata, seda raadiot, sellepärast, et neil ei olnud lihtsalt. Kui oli õnnestunud mõni vana Volkswagen tuua Saksamaalt või välismaa autodes olid juba ju raadiot sees, nendega sai kuulata, isegi ülikooli rektor pidi tunnistama, et tema ei kuule, et tal ei ole. Ja siit siis varastel 90-ndatel ma siis tulin esimest korda sõber Sulev Salmi mahitusel alanud operatsiooni tulemusena, siis hakkasin mina siin libauudiseid rääkima ja siit siis ma mäletan, kui nädal oli tehtud, siis ma tulin siit uksest välja ja mõtlesin, et nii, nüüd ma olen nädala teinud, kui ma teise nädala veel saan ja kuu kokku, et siis on minu missioon ikkagi raadiomaastikul lõppenud, et see on ikkagi nii palju mõelda välja igaks päevaks neid nalju, et see oli päris hirmutav. Ja siin siis sündiski ka siis nimekuju avalikkusele nagu Rohke Tebelak. Ma pidin mõned minutid enne eetrisse minekut, pidin midagi välja mõtlema, ei tahtnud ikka enda nimega seda teha ja siis sõbra Tenno Sepa kunagi välja mõeldud nimekuju, mis ta kirjal alla kirjutas, mõtlesin, et kähku selle. Ma ei olegi talle selle eest aitäh, olen öelnud, aga maksnud ei ole midagi. Olen kasutanud seda nime nüüd läbi terve elu. Et jah, 31 aastat, aga muidu jah, siin selle koha peal sai siis neid libauudiseid kokku tehtud 4 aastat, jah, enne kui siis suured virvatuled mind Tallinnasse
meenutasid või meelitasid, jah. Kuidas see tolleaegses Tartus neid libauudiseid, kui julge neid teha oli? Kas sa julgesid libauudiseid teha ka siin kohalike autoriteetide kulul? Ikka jaa, aga valdav osa oli selline kommunaalhuumor, sest seda jagus toona 94. aastal ikkagi väga võimsalt ja hea oli teha sellepärast, et see signatuur küll oli, Ants Johanson tegi sellise et oleks kuulda kohe, et ei ole päris uudised, aga inimesed ikkagi 100% neid uskusid, käisid siin koha peal küsimas, kuidas on võimalik, et see või kolmas asi, Kaitseväest helistati, küsiti, kuidas on võimalik või millele tuginedes te väidate, et Eesti Kaitseväel radareid ei ole ja sõdurid on puu otsas ja kuulavad, kuidas lennukid tulevad ja helistavad siis. Sama seis, mis praegu. Ja enam-vähem mingisugune samasugune seis on vist nagu praegu, aga jah, et toona oli teha sellepärast parem, et toona oli üldsegi kõik oli selline nagu metsik ja vaba ja inimestel ei olnud ju veel internetti ja raadio oli ikkagi ja televisioon olid need siis täiesti põhilised ja praktiliselt ainsad raadiotelevisiooni ajalehed. Ja siis olid ju Nelli-teatajad ja juba selline pöörane nalja sai kohutavates kogustes ja seda oli mõnus toota ja sa teadsid, et see on tagasiside ka, et see kuulaja ja inimese vaheline tagasiside oli väga palju intiimsem selles mõttes, et kui kirjad tulid, siis need olid käsitsi kirjutatud inimestel. Need olid ikkagi näha, kui mõnikord oli sinna nagu pahameel, oli vajutatud, et vahepeal oli paber katki läinud või et see omavaheline suhtlus ja siis, kui saadi teada, et siin Tartus õpetajad enam 9 oled, siis ikkagi inimesed tulid, kui sulle saade ei meeldinud, sa said tulla kohe siia ja sellest teada anda lugupeetud saatejuhile. Et see oli ikka vahetu kontakt inimestega alati meeldiv. Oli vahepeal ka ebameeldiv? Ei, lõpuks ikkagi ei olnud, sellepärast, et inimesed, kellel tekivad intellektuaalsel baasil nagu võib-olla erinevad maailmanägemised, siis juba nendel on seda, inimene on ikkagi mõtlev inimene ja tark, et väitlus oli rohkem selliste seisukohtade noad välkusid ja rusikad mitte füüsilises plaanis.